Seal oli külaraamatukogu, kus mina kutsun teda tagantjärgi onu õpetaja Lauriks. Ma ei mäleta selle härra nime, aga sealne raamatukogu pidaja, tema oli õpetaja Laur Kevadest. Ma ei tea, kas ta viiulit mängis, aga oli hästi rafineeritud kommetega meesterahvast, oli ülikoolis õppinud kirjandust. Ja siis ta suunati tööle Meleski külaraamatukokku. Sa nägid selle mehe näost seda õnne, kui ta seal alati ütles. Õnneks ta polnud kaugelt, talle väga sobis. Ta oli ka küla kõige ihaldatum poissmees, sest ta oskas kirjutada. Selles mõttes, et klaasivabriku mehed nagu mu vanaisa, kuldsed käed ja kuldne kõri, aga ütleme nii, et Balzacist väga palju ei räägi. Klaasivabrikut enam elast 94. oli klaasivabrikus nii kõva pidu, et mehed põletsid enda töökoha maha. Kuigi oli suur silt, et palun kemikaalide juures mitte suitsetada, kõik tüübid olid ta vanakooli värk. Seekord said pihta. Õnneks keegi viga ei saanud, ainult selles, mis maha põles, oli külaraamatukogu. See oli kõrvalmajas ja tuleb välja, et raamatud ja tuli Fahrenheit 451, seal oli mingi mõte sees. Aga see on hea, ma käisin talle terve pool suve ajudele, et mina tahan risti isa lugeda. Tema oli selline viisakas mees, et sa oled 8. Sipsik. Mul on Sipsikut juba lugetus veel aeglaselt. Teeb laste raamat, mõtlesin, ma ei taha laste raamat, ma tahan teada, mis hobusega juhtus. Ja tahtsingi, sest ma olin filmi näinud. Ja filmis ei seletata, kuhu ülejäänud hobune pandi, nad näitavad ainult seda pead seal voodis. Ja mina 8 aastas, mis nad edasi tegid. Mis hobuse raiskamine see selline on, eks ole. Tuleb paljud raamatus ka räägiti, ma olen väga pettunud. Ja lõpuks ta andis alla, sest ta sai aru, et sassiga pole mõtet vaielda. Plus see tekitas selle olukorra, et ma pidin seda raamatukogus lugemas käima. Ja mitte keegi ei vaielnud raamatukogu pidajaga, kui tema kõrval istub 8-aastane lihtsalt lappab ristiisa ja kõik on okei. Tundub nagu väga vend.